Nii, tere siis kõigile. Täna on minu jaoks üsna tähtis päev, kuna me läheme avastama sellist linna nagu Viivikonna. Kui mõned ei tea, miks see nii eriline minu jaoks on, siis põhimõtteliselt see on mahajäetud linn Ida-Virumaal. Nüüd ühe infovideo ma selle kohta tegin juba. See oli, et see video nüüd peaks tulema kuskil siis, kui lumi on ära sulanud, aga venis natuke edasi. Nüüd ma sain lõpuks transpordi organiseeritud ja nüüd saab minna. Selles videos ma rääkisin veel, et rohkem infot Viivikonna kohta tuleb siis, kui nüüd see õige video, kui see video nüüd välja tuleb selles videos siis. No eks ma siis räägin natuke. Põhimõtteliselt miks ta ehitati oligi tööliste jaoks, et seal oli vist karjäär või kaevandus, üks nendest või oli mingi muu suurem tööstus. Igatahes mingi suurem tööstus seal oli. Ja linn oli põhiliselt ehitatud töölistele, kes seal tööstuses töötasid. Aga siis kaevandus või ma arvan, et seal oli kaevandus. Igatahes see pandi kinni ja siis lähim tööstus oli nüüd Kohtla-Järvel. Ja siis Viivikonna elanikud kolisid kõik Kohtla-Järvel elama, sest töökoht oli lähemal. Ja niimoodi see linn mahajäetuks põhimõtteliselt jäigi. Seal mõned inimesed elavad veel, aga need kortermajad ja need on seal küll üsna mahajäetud. Mis seal eramajades mõned peaks olema vist mingi 60 inimest seal elab veel või kuidagi niimoodi. Nii, aga mis siin ikka? Ma arvan, et ma olen siin 2 minutit rääkinud sissejuhatust. Mis siin ikka? Lähme avastama. Nii, oleme nüüd kohal ja lähme uurima seda suurt 4-kordsed mahajäetud hoonet siin. Seal poole veel mõned varemed, neid võib-olla lähme uurime pärast poole. Aga praegu nende hoonete juurde. Nii, lähme siia hoonesse sisse nüüd. Nüüd ma prooviks saada natuke kõrgematele korrustele ka ronida. Trepid on seal tagapool. No sinna liigumegi. Aga enne ma arvan, et ma näitan natuke siin ümbrust. Maja on päris kokku kukkunud. Siin on veel. Läheb edasi sealt. Ja siin taga on mingi prügiplats. Aga mis siis ikka? Liigume sinna treppide poole. Millegipärast on suurem osa seinasi siin kokku varisenud. Loodetavasti katus nüüd päris kokku ei kuku. Nii, teine korrus siis. Ma arvan, et ma liigun kohe 4. Vaatan, mis seal on. Et trepid ei tundu väga tugevad enam olevat, aga okei. Tänase päeva nad veel elavad üle. Grafiitisi ka siin seina peal. Nüüd ma ei hakka videosse jätma. Need tekstid, mis seal peal on, need tekstid, mis on seinadele kirjutatud, need ei ole kõige viisakamad ja siin hakkab see trepp käeda kokku kukkuma. Ma ei tea, võib-olla ikka proovib 4. välja minna. Ma ei tea, kas päris 4. saab minna, sest see trepp on siit juba üsna katki ja ma kardan, et see ei pea üldse vastu, kui ma sinna peale astun. Kukun koos selle trepiga. Aga selle asemel uurime natuke seda 3. korrust. Seina millegipärast siin ääres ei ole. Ja see põrand siin ei pruugi ka enam kõige tugevam olla, nii et peab ettevaatlik olema. Muidugi ütlen ära, et kui teie lähete mingeid varemeid uurima, siis ma ei soovita kuhugi ronima minna ja niimoodi katustele ja mingi teistele ja 3. korrustele. Sest need ei ole üldjuhul enam üldse tugevad ja kukuvad väga kergesti kokku. Siin on mingi peldik veel ja oi, siin on ka trepp olnud, aga see trepp on kokku kukkunud. Siin üles tahaks ka veel saada. Ja siin pool üldse. Ja siin pool oli ka trepp. Siin allpool veel mingid varemed. Siin on veel. Asi on selles, et kuna terve linn on maha jäetud, siis ma kardan seda, et me ei jõua ühe päevaga kõike läbi vaadata. Ja ma lihtsalt kiiresti käin kõik varemed läbi, mis on. Vaatan mõned huvitavamad kohad läbi. Ja siis liigun järgmisesse kohta. See aega väga ei ole. Nii 4. kahjuks minna ei saa, kuna see trepp kõigub lihtsalt liiga palju. See kukuks kokku, nii et ma arvan, ma lähen uurin teist korrust. Siis veel natuke esimest
ja siis liigume edasi. Keegi on sildi teinud siit 3. korrusele. Siin on ka põrandases mõnusad praod. See siin kannatab, eks ju. Ja siia saab astuda veel. Aga siia majja, siia ei saa minna. Siin on kõik kokku kukkunud. Ja sinna pole mõte minna, sealt ei saa, seal on kõik kokku kukkunud. No teisel korruses mis iganes plaan on suht sarnane esimese korrusega, väga siin midagi, mitte esimesega, see 3. väga midagi erilist, teistsugust siin ei ole. See on peldik, duširuum, siin on auk põrandas, sein natuke mallitama läinud. Täpselt ma ei oska öelda, mis hoones olnud on, aga eks võib-olla hiljem uurin välja. Nii. Siin läks ka kunagi trepp, nüüd ei lähe enam. Okay. Ma arvan, vaatan kiiresti esimese korrusega üle ja äkki vaatan need tagumise majad seal ka üle veel. Ja siis liigume rohkem linna poole, sest ega meil veel ei ole linna sees. Ventilatsioonitoru siin veel. Näon, et siin on suurem osa hoonest on rohelist värvi olnud. Võib-olla mingi haigla olnud, täpselt ei oska öelda. No liigume esimesel korrusel natuke tahapoole. Kõige lõket üritanud teha. Nii. Toru. Siit ei saa ka väga mitte kuhugi enam. Saaks, aga ei viiks väga kaugele välja. Nii, aga ma arvan, me läheme siin tagant välja ja siis uurime neid teisi hoondeid. Tegelikult siit poolt saab ka. Nii. Liikusime nüüd natuke edasi ja leidsime sellise sissepääsuga hoone. Või vaadata sisse ka. Ma ei tea, kas siit väga sisse saab, sest siin on trepp on kõik kinni kasvanud. Aga no, Alar võib ees minna. Eks näeb. Lähme vaatame sisse. Uks on veel alles, mis on päris huvitav. Liigub vett. Läheme siin kõrvalt. No normaalne, see vesi ka natukene. Tore teada. Hoone on suht kokku varisenud iseenesest. Siit oleks näed sinna teisele poole tagasi. Mis siin pool on? Siin on lihtsalt mingi ruum. Liiga. Täpselt nüüd ma ei oska öelda, mis hoone see siin olnud on. Aga ma arvan, et see on olnud kultuurimaja. See tundub suht selline välja nägevalt. No liigume. Mingi putukad jälle. Ja siin pole põrandat enam. Okei, see on kinni müüritud. On mingi korsten seal. Oli vähemalt. Uks on kinni või? See on need telliskivid pandud. Okei. Aga suhteliselt... Siin on selline siis saaks suhteliselt üles roni. No saabki. Mingi asjassimaks kõigil. Mingi seine eest ära tulnud, okei. Trepikoda põhimõttel. Trepid on kõik ära lõudud. Eeldan selle põhjusega, et keegi sinna üles ei läheks. No jah, mis seal ikka. Natuke veel väljast seda vaadet. Igatahes meie hakkame nüüd liikuma rohkem linna sisse poole. Seal peaks rohkem neid maju olema. Võib-olla tegelikult enne oleme vaatame sealt tagapool. Selle hoone taga oli veel mõned hooned. Aga need on suht väiksed ja ma ei tea. Ma arvan, neid me vist uurima ei hakka. Taga on ka muidugi mingid hooned veel. Aga seal on aed ees, sinna ei tohi sisse minna. Kahjuks. Linn nüüd jääb sinna poole, aga enne kui lähme vaatame siin selle hoone ka üle. Ma nüüd täpselt ei tea, kas see on päris maha jätud, sest kuidagi natuke liiga terve on. Et liiga korras on. Võib vaadata, vaatame, kas mingi aed on. Kui aeda ei ole, siis lähme. Kui aed on, siis ma parem ei hakka minema. Pool on ka veel mingeid hooneid.
saime siia hoonesse sisse nüüd. Mingi elektrisüsteem ripub. See on mingi suur garaaž olnud. Tulekustutusvahend vist olnud. Millega sai tuld kustutada. Oli päris pirakas koht. See tuletab natuke meelde Jõhvis seda katlamaja või tehast, kus ma eelmine suvi käisin. Riideid on siia toodud. Selline. Nii peale väikest juurdlust jõudsime järeldusele, et see on olnud tuletõrjedepoo. Näitan siit väljaspoolt ka. Siin on siuke suht tühi plats, siia on prahti toodud. Siin väga midagi erilist ei ole. Seal on natuke rohkem seda. Tagapool on ka näha ühte hoonet. Aga sinna ma minema ei hakka, sest sinna ei tohigi minna. Äkki on siia hoone ette midagi kirjutatud. Ei ole. Okei, lähme sisse tagasi. Nii, duširuum siin. Siin on üks lamp veel üleval olemas. Siin ka mõned. Seal ripub ainult lambi otsik. Seal on mingi veel ventilatsioonitoru või mingi toru seal on. Lahti kahjuks ei saa. Aga ma arvan, et see hoone on ka siin suuremas osas läbi vaadatud. Midagi väga erilist sinna rohkem ei ole. Et jah, liigume edasi. Tulime nüüd natuke linna rohkem sisse. Kortermaju siin veel näha. Aga siin on kool. See on küll suht korras olevat. Aga me lähme uurime seda ikkagi. Näete. Natuke halvasti näete, aga 1954 ja vene keeles kool kirjas. Nii, ma ei tea, kas nüüd sisse saab, sest hoone tundub suht korras iseenesest olevat. No läheme kõigepealt vaatame peaust. Kui sealt sisse ei saa, siis läheme liigume tahauste juurde. Aknad on iseenesest terved, aga minu jaoks kool ei tööta enam. Ei, sisse ei saa. Eramaa. Eramaa, keegi no kahjuks sisse ei saa siis. Sisse küll kahjuks ei saa. Aga ümbrust võib ikkagi näidata. Oi, siin on mingi kaev. Siin on vist mingi tagahoov lihtsalt. Kõik on kinni pandud ikka ja sisse ei saa kuskilt. No ja last olla siis. Tegelikult, veel mõned kortermajad. Lähme kuurime. Siin on veel üks uks, vaata äkki see läheb lahti. Ainult see ei tundu. Võib proovida. Ei saa, see on see tuletõrjevoolikuga kinni naelutatud. Kõige paremad hooned ongi just kinni. Nii, kooli nüüd küll kahjuks sisse ei saanud. Aga noh, väliselt nägite seda ikkagi. Me vaatame siin mõned kortermajad ka üle. Kõiki läbi ei hakka käima. Mõned kortermajad vist, mõned inimesed elavad isegi sees. Autod on juurde pargitud ja elu käib. Aga me vaatame neid natuke katkisemaid hooneid. Ehk siis vaatab, mis seal sees on. Nii, siin on tuul vist natuke segab nüüd, aga siin üks kortermaja. Lähme vaatame seest ära. Kui keegi tahab, võib sellel lingil siin käia. See oli siia seina peale kirjutatud. Siin on päris suur. Ma ei tea, liigub siit tagantpoolt. Siin, kus seda muru natuke vähem on. Majad on sees suht kokku varisenud, seal ei saa väga sees vist väga midagi huvitavat ei ole. Aga üks uks on seal, nii võib sinna poole minna. Siin on kõik kokku kukkunud, nii korrus kui ka katus. No siin on mingi väike uks, kust saab sisse. Siit on trepp vist kunagi läinud ülesse. Siit ei saa läbi. Äkki sellist august. Nii, need kortermajad on liiga kokku kukkunud. Raske on seal sees liikuda. No jah, las nad praegu olla.
võib-olla hiljem tuleme nende juurde tagasi. Siin on veel üks siuke hoone. Tagapoole veel mingi hoone, mis on ikka täitsa kokku kukkunud juba. Vaata mingi maamaja või eramaja tuha. Ja on, väga kaugele minna ei saa. Väga veider on. Nii. Vaata, mis siin on. Okei, siin on... siin on kelder. Siin on kelder. Okei, see on kõik kokku kukkunud, siin pole enam mitte midagi. Sama on vist sellega. No okei, siis liigume edasi kuhugi. Rohkem linna sisemusse siis. Siin on veel mõned mahajäetud kortermajad. Jah. Vaata sisse, ma ei tea, kas siit saab, sest see on jälle liiga kokku kukkunud. Iseenesest nendes eramajades, mis siin tänavate ääres on, tänavate äärtes on siis, nendes veel elu käib, need ei ole maha jäetud. Aga need kortermajad ja muud suuremad hooned, need seisavad täitsa tühjana. Tagapool, kohe näitan teile, tagapool, vaat seal, vaat see punane hoone, roosakas, see on lasteaed. Ma algul arvasin, et see on ka maha jäetud, aga seal inimesed tegutsesid nii, et tundub, et see päris maha jäetud veel ei ole. Ja siit läheb mingi tee ja ma arvan, et seda teed pidi ma ka lähen. Veel üks kortermaja siin. Aga seal tundub uks natuke normaalsemas seisukorras veel olevat, nii et seal saab sisse. Uks on küll päris uhke siin vähemalt olnud. Aga siit saab üles. Rämpsust saab üles konida. See on suht hea. Korstend seal veel. Teisel pool samuti. No ja, liigume sinna poole. Seal pool on veel katust natuke säilinud. Aga tundub, et ülejäänud hoonel on ainult seinad püsti. Ja. Seisan siin ühe kiviploki peal. Mis ka natuke loksub ausalt öeldes, aga noh, pole hullu. Nii ma ei teagi nüüd mida, kas siin oleks vaja midagi üle käia, sest siin suurem osa ongi siin mahajäetud kortermaju. Nii et ma võib-olla käin veel mõnes kortermajas sees. Vaatan, äkki on seal midagi huvitavat. Aga siis vaatan, võib-olla hakkab kuhugi tagasi poole liikuma. Suurem osasest linnast on läbi näidatud. Linn ei ole väga suur. Et jah. Natuke on siis keldrit võimalik näha. Ma olen peaaegu keldri korrused. Aga kus trepp keldrisse läks, seda ma ei tea. Ja see on ka tõenäoliselt kokku kukkunud juba. Siit saaks, aga ei hakka minema täna. Seal mingi veetorud. Seal on... vana raud on juba ära viidud siit suht. Siia allapoole. Siin läheb veel keldrisse. See on teine ruum. Näha on. No nii, oota, siit saab sisse ronida. Oota, aga kui sa lähed siit kaudu? Oi, no siin on natuke parem vaade keldri korrusele. Peaks sees ära käima. Ja, loodame, et vastu peab. See on suht pime, see ei näe väga midagi. Okei, inimesed jõudsime keldri korrusele. Natuke feili juhtus ka, et ala astus vette lihtsalt. No jah. Keldri korrus pidi olema suhteliselt vett alla. Nii natuke saime siia keldri korrusele sisse nüüd tulla. Päris alla ei saa minna, sest jumal teab. Siin suht külm iseenesest all, see on vett täis siin. Ja niis. Natuke nagu Kivili kaevandus. Ais on rämene korrus. Aga Kivili kaevandus siis on minna sinna mis iganes alla ainult. Nii, rohkem siit edasi minna ei saa. Siin on vesi vahel. Võib-olla sinna saaks, aga see, ma ei tea, siin kukub kokku võib-olla. Siin rämedalt kaiseb millegi järel all. Ja ma tulen siit ära. Seal juba, seal ääres oli natuke kahtlane, et see hakkab alla kukkuma. Ja ma ronin siit välja ja võib-olla teen veel mõne video. Ja siit on üles ja nüüd saab siit maa peale ronida tagasi. Suhteliselt ei olegi nii väga riskantne roning. No jah, Assassin's Creed.
Assassin's Creed Real. ongi. Nii. Kui ma sealt üles konisin, siis Jama on selle kui ma sealt keldrist üles konisin, siis mul läks mingi pool sellest mudast läks soopasse. Ja nüüd on eriti tore. Nii, seal tagapool on see hoone, kus me ennem käisime. Tulime nüüd natuke edasi. Või noh, tulime linnas ja selle hoone poole tagasi rohkem. Ja nüüd uurime neid teisi hoone, mis juurde jäid. Igatahes üks hoone on siin autorehve täis. Jah. Seal on ka mingi hoone, millel pole seina, pole põrandat, pole katust. Jah. Aga seal tagapool, sealspool on veel mõned varemed. Nii et jah, lähme vaatame need üle. Ühes siin selles garaažis on konteineri moodi asjad sees. Ja see on see garaaž, kus olid need konteinerid sees. Ja siin kõrval tundub lihtsalt siuke ruum olevat. Ja siin pole väga midagi erilist. Siin poole veel mingi hoone, seda ma lähen vaatan pärast poole. Praegu lähme uurime seda hoonet. Näha on, et selle siin saab ka natuke maa alla minna. Natuke nagu sompa kaevanduses sai. Aga siin on suht kokku hukkusite see sisse. Äkki läheb trepp kuskilt, et saab inimlikult. Ei, see on vaata, kui sa siit vaatad, siis sa näed mingi kaaru siin. Okei. Aga see on kokku hukkud seal. Siin on mingi võimas varem. Seda vaatame ka varsti. Aga üks hoone korraga. Nii. Tagapool on siin veel mõned varemed. See on 3-kordne, teine on 1-kordne. Meie lähme vaatame mõlemad läbi. Aga kõigepealt peab mõtlema, kuidas siit alla saada. Nii, vaatame selle väiksema hoone enne läbi, siis liigume selle suurema juurde. Siin on aken kinni müüritud. Normaalne. Aga siin on uksed kinni siit. Aknas saab. Oli ju aknaid. Sisse vaadates siis on ühte seda konteinerit veel. No see on veel korral. Elektrikappi. Helkureid. Nii kappi veel. Ma ei tea, ma vaatan teist. Siia sisse ei hakka minema. Tundub, et see veel kuulub kellelegi. Nii et lähme vaatame seda suuremat hoonet. Kinni siit on veel, mõlemas ukses on prügi ees. Seal saab ruum. Esimene missioon, otsi trepp ülesse. See on mingi laip. Klaasikillud, okei. Traktori ratas. See läheb edasi või? Ei näe, see on must. See on nagu pime. Tekkis laamendas siin. Aga mis on mustas kohas on huvitav? Need riided. Siin pole mitte midagi. No okei. Otsime siis treppi ülesse. Ja halleluuja, me leidsime treppi ülesse. Treppi kokku. Käsipuid küll ei ole, aga noh. Elab üle. Oh my god. Siit on veel üle. Siin pole treppi enam. No muidugi. Oi, seal taga veel. Veel üks hoone. No ma ei saa aru, miks need treppi taga lõhutakse. Ma saan aru, et ei taheta, et siin üles mindaks, aga lõpuga see enne siis juba trepp ära. Ala, keegi on mälestuskivi puruks visanud. Tule vaata siit pool. Sama mis herraski. Teine mälestuskivi. Mis seal on mälestuskivi? Nii siin. Näha on, et siit oleks olnud ka kunagi edasi minna, aga
tundub, et nüüd on siin jälle kõik kokku kukkunud. No okei, lähme siis sinna, vaatame, kas saab sinnapoole minna või sinnapoole. Siin on küll üks kiviplokk ees, aga ma vaatan, äkki ma saan üle ronida sellest. Selline näeb see siit ülevalt välja siis. Võib-olla saaks siit üles, aga siit kiviplokist on natuke raske üle saada, kuna see, kus saaks kinni hoida, see logiseb ja ma kardan, et see kukub paigast ära ja see kukub mulle peale. Seega siit praegu ronima ei hakka. Aga vaatame altpoolt, sest seal pidevalt ka midagi huvitavat olema. Natuke parkuurimist ka, et siit mööda nüüd saada. Selline... Oi, siin on reisikohvreid. Siin on reisikohvreid. Selline on siis alt. Oota, seal taga on midagi. Mis siin üleval on? Okei, mitte midagi ei ole. Tore. No siis tuleb ringiga välja minna. No nii, nüüd tuleb siit äärest hakata liikuma sinnapoole. Nii, natuke veel, siis saab sinna. Nii kohal, nii peab kuidagi sisse ronima veel. Oi, siin on päris suur auk. Veel üks maha jäetud sõjaväebaasid. See, mis iganes reklaam siin. Tundub siin mõnus tool olevat. Raudtee läheb siit. Vaatame, kas siia hoonesse ka sisse saab. Aga tundub, et ei saa. Natuke liiga korras on. Aga sinna tahapoole saab. Aga tagapool sellesse saab küll. Oi, siin on ka mingi väiksem maja. Siin on mingi inimesed kuskil igal pool kirjutatud sõjaväe, Facebooki sõjaväe maha võtavad kohad ja siis... No nii, siit sisse, see on siin rohkem apantanud. Siin on mingi varem. Näeb välja nagu viivikonna depoo. Mina ei tea, mis asi ta olnud on, aga päris normaalseid grafiitisi siin tehtud. Oi, peldikupott on ka siin. No taga ruum on... Alar, peldikupotti tahad või? Mis asi see hoone nüüd on olnud? Pole õrna aimugi. Tagapool on raudtee. Ma tean, see raudtee töötab. Liigume sinna teisele poole. Teise poole? Ja sinna poole. Okei. Kõnnime siin raudtee ääres, siin ma filmin siia sisse. Rongi praegu ei tule. Eks kui ta tuleb, siis lähme raudteelt eest ära. Nii, see raudtee, mis siin vasakul on, see läheb Vaivarasse. Ja see raudtee, mis siin paremal on, see läheb ühte põlevkivi kaevandusse. Täpselt nime ma ei tea, aga igatahes ühte ta läheb. Oi, siin on rohkem kokku kukkunud. Okei. Siin on see kultuurimaja vist. Seal on see suurem ehitis. Ma täpselt ei tea, mis asi see olnud on. Kuidas öelda? Ma ei tea, see viib ringiga tagasi, ma lähen seal teiselt poolt. No nii, nüüd liigume siit äärest tagasi. Ja ma arvan, et see video hakkab nüüd tasapisi lõpusirgele jõudma. Jah, suurem osa sellest linnast sai nüüd läbi vaadatud. Kõikides majades ma sees ei käinud. Sulle meenutakse nagu suuremat linna. Aga kui on ta niisugune, kui nüüd ise avahtama seda kohta, siis on natukene väiksem. Igatahes, kui keegi tahab teada, mis see viivikonna historia on ja millal ehitati ja millal mahajätuks jäi ja siukest kõike, siis minge vaadake Alari kanalit. Tema teeb sellest kokkuvõtte.
ja inimesed tahate vaadata. Kui Nii. tahate lihtsalt vaadata viivikonnast, aga praegu viivikonna jääb hoidma kõige suurema mahajäetud ala rekordit. See hoone jääb siis kõige suurema mahajäetud koha rekordit hoidma. Kuna ta on ühendatud seal teiste hoonetega ka. kõik 3 korrust on läbi vaadatud, see on üks kindel. Seda hoone kahjuks vaadata ei saa, sest seal on mingi venekeelne silt. Täpselt aru ei saa, mis see tähendab. Video Facebooki ja ka Oi, auto. YouTube'i. Oi, tore auto peatus, no tore. Nüüd tuleb selgitama hakata vist. No seniks ma panen küll video kinni. Nii, aga nüüd selle varemede tagataustal siin, ma arvan, et ongi hea video ära lõpetada. Päris pikk tuli ka, peaaegu pool tundi. Praegu vähemalt on. Nii, aga mis siin ikka? Praegu üks suurim mahajäetud ala sai avastatud. Ma täpselt ei tea, kas ma tulen siia tulevikus tagasi või ei tule. Eks seda näitab aeg. Kui saab transpordi organiseeritud ja on viitsimist tulla ja häid ilmu on, siis ikka tulen. Nii, aga on vaja ka praegu, aga muidu on ka vaja mul teisi mahajäetud kohti vaadata, nii et praegu jääb see viivikonna tahaplaanile. See on nüüd tehtud ja peab keskenduma teistele mahajäetud kohtadele. Aga mis siin ikka? Ma arvan, et aitäh, et te vaatasite seda videot ja mina kohtun teiega järgmises videos. Head aega!